enam kõrgust, tahtsin näha, mis sa siis teed. Võta minu telefoni number, mitte IP. Näita ringi, tõuka mind ja lükka nagu kiike. Plika pika patsiga, et ta ei viite. Väärtus piserdab emoji, su küljes ei taha hüppuda. Ma pole Tamagotchi, ma navigeerin vetes pisut kaugemalt kui Rootsi. Kui sa juhatad mind reidile, siis ma võin olla lootsis. Taustal väga vaikne ookean, siis seda polnud toopia. Maastik veidi teine, aga inimingid hoopiad. Katakombid koopiad, tegelikult Keilas. Sulle ütlen, et Euroopast. Ja korraks jään ka ise uskuma, et kõik on silmapiiril tipp-top. Ja kes võiks meile praegu üldse öelda, et nii ei saa jääda. Barranco, hiljem sinu rõdul püüe just ja vino blanco. Hind tuleb puhtaks pesta, nii ma olen teinud. Juba siis tanski nimi Elis Sampus on tõsi. Kõik mis klaasis olgu külm. Kõigil meil on varjus mõni külg. Ausalt öeldes suva kodus maailma õõsel kuvadel. Uutel kella värgis, ma olen tegelikult Ei no esimene ring läks tuks ja pani pikali. Aga ei no 2 ringi saigi teha, siis tehaks sadama ja siis juba ujus kõik. Et esimest 2 ringi oli tegelikult ideaalne. Rada oli nagu ülihea gripp ja nagu sellised kooned olid mõnusad värk, aga siis läks libedaks, et kõik lagunes ära ja läks libeli. Kondise kandidaat juuli 2. nädalavahetusel juba Rumeeniasse juuniorite MM-i sõidetakse ja ma arvan küll. Praegusel hetkel siis 65. klassi koondisesse Gregor Lotus, Greg Ristvan, Henri Lustus, Johan Hansmann ja Robert Mooses kuuluvad. Huvitavaid asju juhtus vähem. Ma loodan, et sõidus nii huvitavaid asju ei juhtu. Sama teema on ju Luka 9,4-ga Lustus. Ei olnud hea, mul tegin 2 ringi ära, et saan aru, et pill on natuke mitte valmis. Võtsin trennipilli ja üritasin mingi aja kirja saada. Tundub, et no enne kui vihma tuli oli päris korralik, aga peale vihma oli täiesti libe, nagu jääpäev sõidab. Hästi suvavend, tähti langeb iga päev ja iga öö. Ma loodan, et kui meie aeg on minna, tuleb lühike ja mugav lend. Toos selle terviseks, toos meie terviseks. Miks mu mõnna voolu on, kui juuksed sasid rannaturul, see kombo siin on rohkem. Leegi välja rannaturul, kuulun kõikist rääkiseks, olen täna kannatust. Väga vähe sarnasus. Ma tulen sõnum lasen, andme võin sooja, see kui ladvaks üldse lasen. Prillen ikka ees ja müts on palgapäeva asendus. Ja korraks jään ka ise uskuma, et kõik on silmapiiril tipp-top. Ja kes võiks meile praegu üldse öelda, nii ei saa jääda. Barranco, hiljem sinu rõdul püüe just ja vino blanco. Hind tuleb puhtaks pesta, nii ma olen teinud. Juba siis kui tanski nimi Elis Sampus on tõsi. Täna siin usku, kuidas ta silma paneb usku. Mõtlus edasi, ma ei teadsid kedagi, ma ei jäänud midagi, sa ei jäänud sedagi. Täna siin usku, kuidas ta silma paneb usku. Mõtlus edasi, ma ei teadsid kedagi, ma ei jäänud midagi, sa ei jäänud sedagi. Korraks on ka ise uskuma, kõik on silma piiril tipp-top. Kes võiks meile praegu üldse öelda, et nii ei saa jäädagi. Barranco, hiljem sinu rõdul ja just ja vino blanco. Hind tuleb puhtaks pesta, nii ma olen teinud. Juba siis kui tanski nimi Elis Sampus on tõsi jutt. Tegelikult on lihtne, kui panga päevast. Kütame tagasi. Panga päev läbi. Kõik.
viimasele ringile rahvas. 132, Karel Lutsar. 140, Tanel Leo. Üle lõpujoone, Karelile 25 punkti juurde ja kui ta oli siin 2 punktiga... Vali võitja, esimene sõita iga viimast ringi veel sõita. Oli küll jah, viimane ring kahjuks sidur läks katki seega. Ega see on tehnika sport seega. Ega midagi sinna parata ei saa, aga loodame, et teine sõitleb paremini. Selle mõttes rada oli veidi üks soon, seega möödumiskohti just palju ei olnud, just maha jäetud mööda saamiseks. Aga loodame, et teine sõitleb paremini. Palju väljas võistled, teras muljed sealt on? Ega seal on raske selles mõttes, et Euroopas on tase kõrge ja sõitjad on kiired, et rajad on hästi teistsugused, seega pigem oleme kogemuse pärast seda teinud ja nüüd on tore Eestis ka vahepeal olla. No ilmselt on see lihtsalt, et kui rasked need rajad seal on, et nad lähevad väga auku, väga soonde ja see on lihtsalt Eesti poisid, kes siin on harjunud siledaid radu sõima, on väga hea kogemus. Kõik, mis ma ootasin, on käes ja... Millest siis selline otsus? Jätab ka meistrivõistluste liin. No ei teagi, mõtlesime, et... Palju õnne sulle, ole vahva ja ootame sind pärast autasustamisel. Mina lähen, võtan kiiresti ametlikud võistlusprotokollid ja me hakkame autustama omi klassi. Palju siis tunne see aasta jõudnud koguda? Ma ei teagi, täpselt mingi 20 midagi on ees pildil. Aga no 2 peale oleme sõitma, üle 10 midagi. Ega hetkel ei olegi mingit suuri plaane, teeb nii palju kui jõuab ja nii palju kui aega on, nii palju käib sõitmas. Viimased, mis sa mõtled viimased? No selle, ma ei tea, Tiinu küll tahaks sõita, ma arvan, no vaatab, kuidas on jah, kuidas aega on ja kuidas tuju on.
maksimaalselt ette praegusel hetkel ja jääb selle valli taha päris kõvasti püsima. Tanel tundub, et võtab siit Nii järgmine kuningas on vedas, et kuidas sa päeva kokku võtad? Ei, päev oli pikk ja raske selles mõttes, et ega
3 sõitu ja ikka 20 minutit sõidud, et pingutust oli kõvasti ja et ütleme nii, et hommikul algas nagu hästi, et eks vihm tegi ka enda töö, et algul oli porine, aga mulle kusjuures nagu istus, et sain esimese aja ja tähendas mulle nagu head stardipositsiooni. Aga esimene sõit oligi, et stardis sain teisena minema, siis kohe alguses sain Tannist mööda ära ja ütleme nii, et siin raja peal on nagu natukene eelis, kui ikkagi ees saad minema, et ega möödamineku võimalus on nagu raske leida, et start on nagu väga tähtis, et ega teine start natukene jäin sinna stoppama ja ei saanud kõige paremini minema, et korra läksin veel Matsukist ka ründama, aga siis tegin vea ja siis sai veel kepaga mööda, et siis lõpetasin 3. kohaga. Et mis seal ikka teha, et see motorasjad. Ja superfinaal, tahtsin anda stardis maksimumi kõik, aga ma ei tea, kuidagi nagu sprindivõistlusi küll võitsin küll, resti pealt stardida, aga natukene stardidega mingid jamad, et ei saa väga hästi minema sealt, et tuleb tegeleda ja loodame, et ees olevad etapid tahavad hästi. Aga millise sektsiooni rada sulle kõige rohkem täna meeldis? Pigem võib-olla hüppete sektsioonid, et hüpped on mul alati olnud nagu tugevam külge asjad, et tegelikult ma olen enda üle nagu ikkagi rahul, et mul ei ole kunagi nagu kõvarda nagu väga hästi sobinud, et üllatavalt ikkagi hästi läks, et oleme kõvasti nagu treeninud ka seda, et areneme ikkagi positiivsuse poole, et see on nagu hea näitaja, et loodame, et tulevad head tulemust nüüd järgmisena. Aga pinnase poolest, kui iga sõit oli erinev, et kuidas Jaa, selles mõttes ta läks järjest kuivemaks läks ja libedamaks ka läks, et just need kiirendusmaad ja olidki sellised, et samas sa tahaks nagu suruda ka, aga samas väga suruda ka, sest ta on selline täpselt sketšisõit, et viga väga kerge tulema siin raja peal, et peadki nagu rahu säilitama ja kiirust hoidma, et see nagu siin rajal on see võti, et aga ei, muidu oli positiivne nädalavahetus ja vaatame, mis eesvaatavad võistlused toovad. Aga nüüd sa kirjutad otse lennuki peale põhimõtteliselt, et kuidas see USA-tripp teoks saamas on? Jah, et nüüd pühapäeval nii-öelda jah, homme lendan 6.30 lähen lennukiga välja ja peaksid teoreetiliselt olema kohal ka juba, ma ei tea, kui see kellaaja vahe kui palju on, et ei ole täpselt kursis sellega, aga siis õnneks on natuke äkki proovida ka seal, et 8. on nagu Southwickis on võidusõit, et nagu eluunistus on alati on saada Ameerikasse ka, et ma ei ole niisama kunagi käinud ka ja nüüd veel nagu võistlema ka saada, et see on nagu ekstra boonus, et see on nagu alati eluunistus olnud, et lõpuks saab nagu selle tehtud ja vaatame, kus läheb, ei oska teile ette öelda. Aga kaua see planeerimises on olnud? Sa mõtled Ameerika? Või nagu kaua seda asja on kokku pandud? Ütleme nii, et tegelikult see oli juba, kui ma ei eksi, äkki 2 kuud tagasi juba oli see plaan juba, et see kõik tundus, ma ise pidin kõik seal läbi tegema ka registreerimist asjad, et see oli kõik nii uus ja ega see võttis kõik nii kaua aega, et seal olidki hästi huvitavad, näiteks olidki mingid ajutestid pidid tegema ja mingid, ütleme mingid... see on see safety test, kui matsu paned, siis kontrollitakse nii? Jah, seal ongi nagu, et see kõik võtab aega, vaata, et Eestis on nagu lihtne msport.ee ja paned nimekirja ongi kõik, aga seal sa pead ikkagi panema hästi palju asju kirja ja kõik see võttis aega, aga lõpuks ma nimekirja sain ja võistlema saan. Kuidas see siis tänase päeva kokku võetakse? Ma arvan, et need stardid, mis mul olid, nendest sai maksimum võetud, et ajasõidus ei saa rahule jääda 5. kohaga, aga väike probleem oli ka, kiire ringil kukkusin ja tsikli all kinni, et siis olid käed, asjad olid porised ja ei saanudki head ringi. Aga esimene sõit oli okei. Natukene esimene sõit oli see, et ma tundsin Tanelist veidikene kiirem, aga ma ei leidnud mööda minemispääsu. Ja lõpetasime nii, nagu me stardis läksime ja sõitsime üksteise järel rongi, et rada oli nagu vähe poriseks saanud, üks kuiv liin ja päris hullu riski pidi võtma, et kuskilt mööda minna. Teine sõit, tundsin, et tempo oli parem kui esimeses sõidus. Sain 2 päris head möödasõitu. Seal väike risk oli sees, aga õnnestusid. Sain Tanelile sappa teiseks, aga siis rohkem midagi suutnud korda saata, et lõpetasin 2. koha peal. Ja ütleme, et oleks tahtnud võita, et see oleks mulle kokkuvõttes võidukoha tagand, aga et selles mõttes käis nagu ma ikkagi pingutasin, et saaks nagu esimeseks, aga ei juhtunud. Ja Pärnu kunnis esimesed ringid Andero Luspaga võitlesin ja siis oli Tanel ja Karel said väikse vahe sisse.
ja terve selle sõidu ajas närvidele, ei saanud lähemale, väga palju maha ei jäänud. Võib-olla natukene tuli mõne korra veel ligemale, aga midagi suurt korda ei saatnud ja lõpetasin 3. koha peal, aga tõsine tempo oli taga, korralik tööpäev, et võib, selles mõttes võib rahule jääda, endasse maksimum antud ja ma arvan, et rahval oli mida vaadata, et sellepärast me siin võistleme. Nüüd sa lähed USA-sse, et kaua selline asi planeeritud on? See on juba tegelikult aasta alguses, et vaatasime midagi nagu põnevat teha, et Eestiga on nagu kindel värk, mida me tahame sõita. Ja siis valisime mingeid ägedaid sõite, mida teha, et siis mul õnneks on mul võimalus võtta osa siis Southwicki etapist, mis toimub järgmisel laupäeval. Et homme on pakkimise päev, esmaspäeval lendame ja tänud kõikidele toetajatele, kes seda võimaldavad, eriti siis mul hea tuttav Tarvo Jürimaa Ameerikast, kes siis on tsikli organiseerinud ja kõik asjad sinna kohale toimetab, et siis me lendame Eesti väikse pundiga sinna, et selles mõttes on äge uus kogemus, pole tükk aega käinud, 2006 oli mul esimene USA etapp, et siis oli äge, ma olin 16-aastane, sain finaali, lõpetasin, ma ei tea, Mark 27 või 26, et nüüd siis ta on lihtsalt seda võimalust kasutada, et nagu trenni on tehtud, kogemused on olemas, vanus on sealmaal, et midagi ägedaid asju teha, et siis see on mul nagu eluunistus, et üks liivaradas Ameerikas, et vaatame, mis välja tuleb, et annan parima. Sa lähed puhtalt seljakotiga, et mingid amordiga midagi kaasa? Ikka mordika võtan, et mul Sikker on originaal seal olemas. Amordid võtan kaasa, mõned siuksed mõnusad jupid veel, mis mulle meeldivad. Ja kõik asjad on nagu siis Tarvo sealt poolt organiseerinud, et mootor on nagu suhteliselt standard, aga mordid on nagu enda omad, et see on nagu, mordid on olulisemad kui mootor, et trenni on kõvasti tehtud, liiv on nühitud, et siis loodame, et midagi tuleb. On siis võimalus ka mõnele ägedale trennirajale minna või midagi plaanis ka juba vaadatud välja? Ja, et plaan on minna, kui me siis esmaspäeval lendame, teisipäeval elame sisse, teeme siklid valmis, kolmapäeval teeme trenni, reedel on mul võimalus võtta osa pressipäevast, see on mul tegelikult hea eelis, ma saan nagu rajaga tuttavaks juba, sest USA-s on nagu sõidud on ühepäevased, et siis ma saan juba reedel rajaga tuttavaks ja siis kui on need kvalifikatsioonid, siis ma juba tean, mida oodata, et selles mõttes on nagu, ma saan 2 korda ennem sõita, nagu, kui võistlus on. Aga edu! Aitäh teile! Täna peaaegu ideaalne päev, et kuidas sa selle kokku võtad? Hea päev oli suht hea, selles mõttes, et kvalifikatsiooni võit ja siis esimene sõit oli niisugune väike probleem, et siduriga, aga siiski teine koht ja teise sõidu võit ja 3. sõidu võit, et võib rahule jääda. Kas viimases sõidus oli mingid momente hetki ka või oli kindel sõit või? Selles mõttes, et Vetik sõitis ka 2 poolega ja sõitis küll MX1, aga temaga oli päris hea võiduajamine, et viimane ring sain isegi mööda, aga siis viimane kurv tegi mul uuesti ära, nii et selles mõttes oli väga hea trennipäev. Aga MX2 teine sõit, see läks juba... Jaa, MX2 teine sõit, no oli niimoodi, et stardist olin 3, suutsin esimeseks tõusta, aga täpselt siis, kui esimeseks tõusin, panin ka pikali, et tuli uuesti tööd hakata tegema, et 3. kohalt suutsin uuesti esimeseks tõusta. Selles mõttes sõiduga olin rahul, aga no võiks püsti püsida. Aitäh! Aitäh!